Tere tulemast Junkmani kanalile. See auto ei ole meil kaamera ees esimest korda, vaid seda sai siis ka filmitud nüüd 6 kuud tagasi detsembris, praegu on siis mai. Ma ei hakka selle video puhul proovisõitu uuesti tegema, kuna ma leian, et see ei lisaks midagi uut. Kes tahavad, vaatavad eelmist tehtud videot, aga väike värskendus väljast ja seest vaates, kuna eelmine video sai filmitud talvel ja nüüd on käes peaaegu suvi, siis meie ees on taaskord 2010 aasta BMW 535D GT ja teeme talle väikse tiiru peale täiendavalt siis eelmisele videole ja kes tahavad vaadata eelmist videot, kus siis on ka proovisõit, siis on alati võimalus ka seda teha. Aga aja jooksul olen siin tähendanud üht ja teist. Esimene väike asi on meil siin all. Ma tõesti mäleta, kas see ka oli ostes või mitte. Ja sama on ka siin ees. Embleemi ümbruses on siin näha niisugune muljumisjäljed. Ja ma tõesti tean. Ma tean, et talvel maja juures keegi oli minu auto peal istunud. Siin oli ilus tagumiku jälg. Kas see tuli siis sellest või olid need enne? Pigem ma kaldun arvama, et olid enne, kuna talvel on kõik pidevalt lume all või märg, siis ei pane tähele selliseid asju, nagu siin ees igal pool on, näiteks selline jälg siin ja kõik erinevad kivitäkked. Ja üldiselt ega nagu ka eelmises videos Honda kohta räägitud sai, siis tegemist on kasutatud autoga ja igasuguseid kasutamismärke võib siit leida igalt poolt. Muidugi praegu on meeletu õietolmu aeg, ma enne pühkisin seda autot, enne siis 20 minutit tagasi ja auto on endiselt uuesti õietolmuga kaetud, aga jah, selliseid märke on siin igal pool. Teisel pool katusel on ka vist paar sellist täkke kohta. Üks asi, mis veel kindlasti on minu aja kasutuses tekkinud, on see jälg siin. Keegi on vahvasti oma uksega löönud mõlgi auto sisse ja nagu homset ei oleks, et ei tea mina, kus see tuli, ma niimoodi näpuga jälgi iga kord ei aja, ükskord vaatasin mõlk sees, nojah, mis teha. Mul maja ümber on küll kaamerad, aga ja kes siis selliseid asju otsima hakkab. Aga siit üldiselt jah, ikkagi üht-teist leiab. Siin on mingisugune jälg. Ja nii edasi ja nii edasi. Teeme siit tiiru peale, et tegelikult pole mõtet nagu väga venitada, siin igati jälgi kokku lugeda. Kuna midagi eriskummalist mina ei näe, need on kõik 15 aastat kasutatud auto jäljed, need tekivad aja jooksul, midagi ei ole teha. Siin on selline mõlgikene, siin on mingisugune jälg. Tegelikult päris paljud, ma vaatan, asjad, mis siin on välja tuua, need saaks ilmselt poleerides välja. Et need ei ole mitte midagi erilist, et ta on selline üsna okei. Kere poolest. Need on vist jah, mingid lakikahjustused siin. Selline täiesti okei on minu arvates välimuse poolelt, arvestades, et läbisõitmis siis täna läheneb juba 370 000. Viskame siis kiirelt sisse ka pilgu peale. Sest on ta samamoodi. Ma olen teda natuke puhastanud, aga võiks ikka puhtam olla. See on kulumisjälg siin. Turvavööd tegin puhtaks või puhtamaks, mis ma käsitsi sain. Ja seest rool on nagu ta on selle jooksul, eks ta on ikka kulunud. Muidu selline okei, seal põrandamatis on väike auk. See võre oli juba ostes kadunud, lammutustes täitsa saadaval, 150–100 eurot on selle vahetus. Aga jah, siin sees otseselt midagi nagu eriskummalist välja tuua ei ole, tavaliselt kasutamise jäljed. Et ei ole midagi ebatavalist. Teeme siit ühe hooga kapoti lahti. Ja vaatame ka taha ja kapoti alla. Siit, vot see oleks mööda kõndinud. Keegi on vist selle luugi kuhugi vastu tõmmanud. Kuna see luuk on üsna suur ja siin on 2 sellist mõlki sees ja siin mingisugune kulumisjälg. Ja see on tegelikult asi, mis jääb silmal. Ja tagant on selline tavaline kasutatud pagasiruum, hele pagasiruum nagu ta on. Selle ülemise riide ma olen siit ka ära puhastanud.
selle saab lahti võtta ja tuppa viia, siis seda ei ole raske puhastada. Ja vaatame siis korraga poti alla ka, kui me juba siin auto ümber ringi käime, et siis saab ring peale. Et ta selline on. Siit ma nüüd küll midagi puhastanud ei ole, et nagu ostes, nii on kogu aeg läinud. Peale vaates ka mitte midagi ebatavalist, kõik on nii nagu tehasest on tulnud, vähemasti minu silmale tundub nii. Ja selline ta meil on, selline kiirem, aga loodetavasti neile, keda huvitab informatiivne ülevaade antud masinast.